No hõissa, head vaatajad, tore teinud selle kanali ja selle video. Ja mina olen täna tulnud siin perega looduses seltskonnale külla. Et on siin ilus Sopiäär ja just tulin tegelikult Saaremaalt või tund aega tagasi või niimoodi. Et Saaremaa tripilt tulin siis ja tulingi siia läbi ka. Ja ma pole ka siin tegelikult üksi, et siin on ka Estonian Adventures. Ja mida teie teete siin? Surnud siga. Ahah. Soo, näete, siuke värk. Sousti peale määritud. Ja, aga homme on ka plaanis, vähemalt mõte on ka kala püüda. Et tahaks ikkagi ka mingit kala saada. Ja mis praegu hakkab tegema muidugi see, et läheb ujuma. Et ikkagi autos seal üle 4,5 tunni litsunud seal sees. Ja mul ei ole ka siuke auto, millel on see tore nupukene, et mu auto muutub külmkapiks. Ehk siis mul siukest nuppu ei eksisteerigi ja... Seda AC/DC nuppu, jah? Jah, seda nuppu mul ei ole. Külmkapi nuppu mul ei ole, nii et saunas siis praktiliselt pead istuma seal. Et auto näitas mul 29 kraadi, kui ma tulin. Ja seal sees oli kindlasti üle 20 korralikult. Et andis kuumas autosiga litsuda täna. Et sealt sadamas siia Lõuna-Eestisse ikka annab tulla, et päris pikalt. Aga ega midagi. Teen väikse sulpsu ja siis vaatame edasi, et tõenäoliselt homme püüame kala siis. Nii, aga ma võtan ikkagi teid ka korraks kaasa. Vaatame esimesed emotsioonid ära. Aga lähme teeme siis esimese sulpsu siin ära paadisilla pealt. Ma olen varem paar korda käinud, aga siit otse kaldas sisse roninud. Kuidas ta siis on nüüd? Suht mereveega sama. Ei kurda üldse. Kuigi siin on kiiremini sisse minna. Eile ma läksin merre sisse mingi 300 meetrit enne, kui ma olin rinnuni sees. Et andis ikka minna. Ja see oli ka mingi öösel kell 12 vahel nagu. Ei kurda. No nii. Risto tuleb plärtsakaga. Aga vana klassikaline põhi on ikka jahedam. Pinna peal on ikka kõvasti soojem. Aga ma viin selle kaamera ära, ma oleks peaaegu mikri ära uputanud siin. Ei oleks tohtinud mikrofoniga siin ujuma minna. Kuidas YouTuberi käib videofilmimine veeses. Ühe kujude teisega filmida. Kiir tõi mulle siin ühe õlle ka, mis on päris kange, 7,6. Jaa, Saaremaa õlu. Vanasti sai selliseid ikka joodud. Enam tänapäeval väga poes ei müüda niukseid. On näiteks punase korgiga, aga see musta korgiga. Teen lahti. Sa tahtsid Keir ise, sa pole maitsenud seda? Ma maitsesin teda küll, aga nüüd ma ei ole maitsenud teda. Mis maitsega nüüd on? Külmana nagu või? Ei. Ta öeldi ka, et elus õlu, et ta võib meil maitsed muuda vaata. See ei ole pastöriseeritud või? Jah. Okei, siis on teine asi. Proovime uuesti. Maitse tuleb tuttav. Mingid sarnased nad seal on, jah, kõik. Ja kuidas siis oli? See on mälestused. Vanasti käisime rohkem seal Saaremaal, et oli lausa paar trippi niimoodi, et kellelgi kutil tekkis mõte, et okei, läheks tema vanaisa juurde. Ja ma mäletan ühte trippi, kus jooksuga läksime. See oli nii kiiresti kui võimalik, kodust rabasime midagi, kõige esmatähtsad asjad kaasa ja jooksime marsa peale, et sellega sõita siis sadamasse ja Saaremaale. Ja võt siis oli kui siukene tripp, et nagu ma siin rääkisin enne ka korra, et 1,5 liitrine Black Top ja peale seda nagu palju väga ei mäleta. Ja mina proovisin kõigepealt seda siis seal Saaremaal. Nüüd praegu võrrelda, siis on maitsegi natuke muutunud küll selles mõttes, et seal oli natuke teine maitse. Aga muidugi ta on külmas ka siin olnud. Kuigi seal ta oli ka, aga seal ta oli ka tegelikult külmas, aga maitse oli ikkagi natuke teine kui praegu. Ta muidugi oli mul sooja satus magamiskoti sisse ära mätsitud ka, otse külmkapist võetud ja siis sisse topitud siin enne, et
ja esimene on meil olemas. Vist on särg. Vist. Jah, tundub oleva. Nii et sain jah pihta ühele. No näed, sõidame vaadiga ja lähme paneme 5. nüüd teistele järgi, et lähme ahvenat püüdma maimuga. Et pole kunagi maimuga püüdnud. Et jah, lähme ka proovime esimest korda maimuga. Ja jah, kolmekesi hakkad ühe paadi peale siin pressima. Et lähme siis jah, 2 paadiga, et siis on rohkem ruumi toimetada ja mugavam. Ja näed, olemegi siin nüüd 2 paadiga ja loodame saada midagi. Nii et vaatame, kas saame midagi siis head paremat siit kätte ka või ei saa. Vahepealne reportaaž ka siis. Tuli üks kala, aga lendas mulle vastu kätt ja plärts pani teiselt poolt üle paadi ära. Lendas nii-öelda konksust lahti. Et ühe kala sain jah. Tundus olevat kas turb või siis midagi viidikat. Et älil tuli ka siin üks viidikas reaalselt. Et võib-olla siis mul oli ka, aga jah, mul said ka kalad otsa ja selle tuli surnud kala peale. Nii et... No näed, sõidan siin ja et kalapüükiga kõik. Et jah, viimane kala mul oli siin. Viimase kalaga suutsin ka korgi ära lõhkuda. Sest leidsin hea koha puude juures, aga sinna ma suutsin muidugi jah, mingi väikse oksa sisse visata. Ja siis ma sain väikse oksa seest kätte ja lendas suure oksa sisse ja siis ma enam kätte nii lihtsalt ei saanud. Saputasin lahti, aga noh, kork nüüd kuskile kadus ära. Et ainukene see nii-öelda pulk, mis mööda seda tamiili jookseb on alles. Muud ei ole. Nii et jah, kõva kalapüüdja mina. Nagu ikka, eks ole. Et jah, sõidab tagasi, nii et... Aga võtte muidugi oli, peaaegu sain ka ühe kätte, aga no näed, lendas vastu kätt ja tuli konksusest lahti ja lendas teisele poole üle parda. Ja pole ammu muidugi püüdnud ka, et viimati sai ju talvel siin talikatega püütud. Ja lihtsalt vee peal sai püüdud, ma isegi mäleta kuna enam, nii et ma isegi mäleta enam kuna, jah. Nii et jah, sõidab tagasi. No näed, siukene päike puhkamise video ja kalaga nii nagu oli ja ega muud ei oskagi öelda, kui tänud ka võõrustajatele. Tulge teiegi ka, püüdke kala ja majutage ennast ja või minge lihtsalt sõitke paadiga. Nautige ilusat päikest nii kaua, kui seda veel antakse. Ega siin varsti läheb jälle nii külmaks ja vihmaseks, nii et... Või siis tellige keerit elektritöid. Jah. Seda võib ka. Ja, aga olgu, tänud vaatasite ja tšauki.